Tere kõigile, kellel oli täna aega ja mahti tulla siia Vabaerakonna poolt kutsutud niisugusele väiksele vestlusringile. Ja see teema, siis kellel on hea elada, see on muidugi hästi intrigeeriv. Meil on praegu riigis niivõrd palju kiireid ja suuri muudatusi, et nende taustal on väga palju neid valdkondasi ja rühmasi, kellel on pigem see elukvaliteet on kahanenud ja kindluse tunne on väga õhukeseks jäänud. Kindluse tunde annab meile see, kui me saame iseendaga hakkama, kui meie suudame hoolitseda oma vanemate eest, oma perekonna eest, ühesõnaga me oleme ise toime tulevad. Naised, kes on vanusevahes 40–50, et kui nüüd tööturgu vaadata, kui need selles vanusegrupis naised juhtuvad kaotama töö, et samas on neil ka võib-olla lapsed, keda on vaja koolitada, lisaks on neil ka vanemad, kelle eest on vaja hooldada, siis sellel vanusegrupil on vaieldamatult äärmiselt raske. Samas toon siia kõrvale näite, näiteks töövõimetuspensionäärid, nüüd nimetatakse seda muidugi töövõimetustoetuseks, siis see kadalipp, mida see inimene peab läbi tegema selleks, et saada endale toetust, see on tehtud nagu ametnike poolt, kes loomulikult teevad ju oma tööd, on üliraskeks ja enamusel, ütleme suurem osal, nad tegelikult kaotavad selle rahast, nad lihtsalt selle uue süsteemiga, nad lihtsalt seda toetust enam ei saa. Aga paljudele on see toetus ja see töövõimetuspension olnud väga suureks osaks igapäevaseks elu. Kui nüüd rääkida noorematest, siis on selge see, et need nooremad inimesed peavad väga varakult hakkama mõtlema sellele, kuidas ennast pensionipõlves kindlustada. Kui nüüd mõelda veel seda põlvkonda, kes on varsti pensioniealine, eelpensionäärid ja pensionile minevad, et ma näen ka siin seda niisugust raskuskohta, et kuidas see üleminek hakkab toimuma. Kui on pensionile minek, et see üleminek nüüd sellest suht keskmisest sissetulekult minna nüüd siis sellele pensionile, mis praegu teil võimalik saada, mis võib jääda kuskil 300–400 euroni. Et see kindlasti on sellele inimesele väga keeruline. Kuidas saaks see inimene kindluse tunde, millised võimalused on tal jätkata tööturul, millised võimalused on see, et erinevad generatsioonid teevad koostööd, et kindlasti on, ütleme, vanemaealistel, pensioniealistel ja ka pensionääridel neid valdkondi, millega nad võib-olla tõesti ei ole enam pädevad, ütleme IT, mis on hästi kasvav, aga kindlasti on nende kogemus ja pagas ja oskused on väga palju neid valdkondi, kus nad oleksid suureks abiks ja siin on nüüd jälle see mõistmise küsimus, kuidas need noored aksepteerivad, kuidas tööandjad on valmis võtma tööle ka, ütlema, vanemaealisi, neid ära kasutama oma ettevõttes, aga see on ka psühholoogiliselt nendele inimestele äärmiselt oluline, et ta on ka sotsiaalselt, on ta aktiivne, ta on vajalik ja ta saab ennast teostada ja rääkimata sellest, et see oleks ka majanduslikult ta oleks rohkem nagu kindlustatud. Edukas pere. No kindlasti üks on see, kui on tegeletud oma eraettevõtlusega ja sellega on juba alustatud ja selle ettevõtlusel on juba nagu hoog sees ja ta on nagu, ütleme, toimiv. Need on kõik nii erinevad, olenevad mis valdkonnas ja muidugi väga teretulnud on niisugused pere väikeettevõtted. Aga ega see nüüd ei ole nüüd see koht, kus mõeldakse, et siin on nüüd suured rikkused ja niisugused asjad. See ei ole kerge, sest ega väikeettevõtja elu ei ole praegu hetkel sugugi niisugune meelakkumine, et see jälle tuleneb jälle nendest kiirest muudatustest nii majanduses kui seadusandlustes, et on väikeettevõttel on väga palju niisuguseid kitsaskohti, nagu nad ise ütlevad, meid on täiesti kahvlisse aetud, olgu ta siis nüüd maksude näol ja muude ütleme, ametlike asjaajamiste ja dokumentide näol, aga samas sellegi poolest pered saavad üksteisele anda tööd ja see on ka suur asi ja tegevust, mis on kõige tähtsam.